Paljud Tallinnasse õppima tulnud tudengid, kes ühikakohast ilma jäid, on praegu kallite üürihindade tõttu päris raskes olukorras. Mina ja Mari Torga käisime ka tutvumas Tallinnas ja siin ligidal mitmete erinevate üürikorteritega, mis nii hinna kui ka tingimuste poolest võiksid sobida just tudengitele. Lõime 20 Stalini-aegne hoone Põhja-Tallinnas Kopli kalmistupargi vahetus läheduses. On ühtlasi tuntud ka kui endine ühikahoone, kus täna on linna ühed soodsamad üürikorterid. Praeguse seisuga jääb seal odavamate korterite kuuüür 175 ja 200 euro vahemikku, mis tähendab, et hinna poolest peaks vana ühikamaja olema hea elukoht tudengitele ka täna. Aga millise üürikodu siis Tallinnas vähem kui 200 euro eest saab? Kinnisvaraportaalist leiab Lõime 20 hoonet otsides näiteks ühe äsja broneeritud 12,6 ruutmeetrise üüritoa 175 euro eest. Mööbel on pisikeses üüritoas olemas, kuid elutingimused paistavad olevat pigem askeetlikud. Tualettruum on korruse peale ühiskasutuses, seda ka pesuruumid ning köök. Kõrvutuseks. Koht Tallinna Ülikooli ühikatoas maksab aga umbes 50–100 eurot kuus. Seal tuleb tuba küll kaastudengiga jagada, see-eest on tänapäevast ühikahoonete sanitaartingimused märksa paremad. Kuid paraku, nagu on alati olnud Tartus, nii ka Tallinnas, toob suve lõpp ühikakohtade peale võimsat tormijooksu ning sel aastal olevad kohad läinud rekordkiirusega. Tartus on see probleem suurem, kus need ühikakohad läksid sekunditega, sõna otseses mõttes 80 sekundiga esmakursusastele kohad kadusid ära, sest lihtsalt tahtjaid ja soovid oli nii palju. Tallinnas on olukord nõksa lihtsam, sest ühikakohti on natuke rohkem, tudengid elavad ka vanemate juures, aga üldiselt ikkagi neid vähe on. Selleks õppeaastaks on kõik Tallinna Ülikooli ühikakohad broneeritud, kokku on neid ligemale 700, tudengeid asub ülikooli õppima igal aastal aga umbes 2000. Kes siis ühikakohtadest ilma jäid ja pealinnast pärit ei ole, peavad nüüd pilgu heitma üüriturule, kuid paistab, et ka sellega on paljud hiljaks jäänud. Tugevalt on näha, et augustis on siis elavnenud just üüriturg ja kõige nõutavam on siis üüripind, mis jääb alla 500 euro kuus. Tavaliselt on suveperioodil olnud rahulikum, inimestel on puhkuselt, aga selle suve kohta seda väita ei saa, et inimesed on väga aktiivselt otsinud ja nüüd hakkavadki meil juba korterid otsa saama, et väga-väga aktiivne suvi on. No ütleme nii, et põhimõtteliselt kõik head pakkumised selle ralli osa, mis siin on alanud, suurem osa on juba omale uue elaniku leidnud. Mõni üksik meil siis büroo portfoolis veel on, aga ilmselt ega nendega ka täna enam kaua ei lähe. Surfame ka veidi ise kinnisvaraportaalides ning suhtleme maakleritega. Eesmärk on leida soodne üürikodu, mis poleks ühe poole kohaga töötava tudengi rahakoti jaoks liiga raske ning soovitud korteri sanitaartingimused ei tohiks ka ukse lävel tekitada soovi ümber pöörata. Et sellist korterit leida, tuleb meil Tallinnast väljapoole vaadata, nii et suundume Laagrisse, ühte kahekordsesse kortermajja. Siin esimesel korrusel on üks väga väike armas korter, mis peaks tudengile või tudengitele ideaalselt elamispinnaks sobima. Tere! Tere! Korter on ühetoaline, pinda on 16,5 ruutmeetrit. Ühiskasutuses miskit ei ole. Kohe ka hinnast lähemalt. Kõik eluks vajalik on tegelikult olemas, et siin on umbes 15 ruutu ja selle pinna peale on siis mahutatud kõik ära. On telekas, diivan, mille saab magamiseks lahti võtta, väike kööginurk, dušinurk, et kõik, mida üks noor inimene vajab. Praegu see korter asub Tallinnast väljas või Tallinna piiri peal, et kui palju tuntakse huvi selliste väljaspool Tallinna olevate üüripindade vastu? Tudengite poolt just? Jaa, et kuna Tallinna lähiümbruses on üür ikkagist pisut soodsam kui Tallinnas, siis need piirkonnad, kus on bussi või rongiliiklus väga hea, on ikkagist ka nõutud, et näiteks võin tuua, et Laagri ja Saue, kus siis ka rong lisaks bussile liigub, on ikkagist tudengite poolt ka otsitud piirkonnad. Head vaatajad, kas teie oskate arvata, kui palju võiks maksta selle korteri kuuüür? Kohe saate enda kinnisvaraalased teadmised proovile panna ja seda palume teha ka Arko Vara kinnisvaramaakleril Brita Kuusil ja Tallinna Ülikooli tudengil ning üliõpilasesinduse juhil Erle Vainjärvel. Tere tulemast!
tere! Tere! Enne kui me hakkame rääkima sellest, kuidas leida head ja soodsa hinnaga korterit Tallinnas, siis mul on üks väike viktoriin teile. Näitan teile siis ühte korterit. Siin on fotod sellest, heitke pilk peale. Ma ütlen mõningad aspektid, vaadake rahulikult. Ja pakkuge, kui palju võiks olla selle korteri kuuüür. Tegu on siis korteriga, mis asub Laagris. 16,5 ruutmeetrit, ühetoaline. Hoone on ehitatud 68. aastal, aga seest on ta siuke hubane, kena, kõik eluks vajalik olemas. Brita, kui palju võiks olla kuuüür? Kuhu vahemikku see jääb? No ma pakuksin umbes 350. Pluss kommunaalid? Jah, ja oleks täpselt sama pakkunud. Kuidas see võimalik on? Täpselt 350 pluss kommunaalid. Vähemalt nii ütles mulle maakler, kes seda korterit esindab. Täna on see küll müügil, aga tema ütles, et üürile läheks see sellise hinnaga. Erle, kas tudengile on see hea saak? Mõeldes, et see on Laagris, see on küllaltki kaugel, kui mõelda, et tudeng õpib ja töötab samal ajal, et olenevalt, kus ta õpib. Laagri kandis minu teada ülikoole ei ole, et siis võib-olla jääks see küll kaugeks. Maja võib-olla seisukord ei ole kõige parem, eks ole, aga seest tundus, et põhimõtteliselt on ju tõepoolest asjad olemas. Tudengid räägivad just, kui see aasta oleks eriti keeruline selle elukoha leidmisega, et kas midagi on nüüd teistmoodi kui aasta või 2 tagasi? Jah, need ühikakohad lähevad tõepoolest eriti kiiresti ja miks see sel aastal võib-olla veel kiiremini just selle tõttu, et nüüd on üüriturul kõik need hinnad ikkagi tõusnud. Ja esmakursuslastel ei ole veel isegi neid tuttavaid, kellega siis ühiselt koos mingisugune korter võtta, et saada vähemalt see esmane elukoht, elupaik, kus siis olla, kui näiteks kolitakse Tallinnasse või vanemate juurest ära. Ja sina ise, kuidas praegu elad üürikorteris? Ma elasin küll üürikorteris, küll aga eks seda tõsteti ka siin nüüd 2 aastat järjest ja oli natukene üle minu võimet. Ma julgeks öelda, et ikkagi piisavalt hästi läinud. Mul on olnud toetav perekond, küll aga ei saa eeldada, et üks minuvanune siiski leibkonnas peaks siis arvel olema võetud. Nii jagatakse neid tudengitoetuseid. Brita, soodsad ja head korterid, hea asukohaga korterid lähevad kui soojad saiad. Kuidas see hea maasikas turult kätte saada? Ma arvan, et see suur võlu peitubki selles, kui lihtsalt ise olla järjepidev ja teha tõesti, võtta see periood ja otsida aktiivselt. Ja tõesti, et kui minna vaatama koha peale, siis kõige olulisem on ise jääda avatuks, ausaks, suhelda kohe, kui on mingid küsimused, mingid ettepanekud, olla saadav, olla koostöö valmis, anda kõik info, mis küsitakse, sest et kui mina olen ka maakleri rollis ja mul on 10 kandidaati, ma olen valinud inimese, kellega on lihtne suhelda. See näitab seda, et ka tulevikus on temaga lihtne omanikul suhelda, kui mingi küsimus on. Ma võib-olla lisaks siia juurde, et ma tahaks mõelda, et ükski tudeng ikkagi ei mõtle selle peale, et ma lähen nüüd ülikooli, alustan oma esimest korda oma sellist iseseisvat eluteed ja ma tahan just sellist korterit ja ma tahan, et see oleks 200 €. Et ma usun, et sellist asja ikkagi ei ole. Küll aga nagu Eesti Üliõpilaskondade Liidu, mis siis on üliõpilasesinduste selline katusorganisatsioon, selle uus juht Katariina Järve tõi väga hästi välja alles ühes oma arvamusartiklis, et üürikorterisse minek peaks olema valik, mitte kohustus, eriti sellisel üüriturul siis, et võib-olla, kui seda tudengi vaatevinklit just lisada, et siis ühikakohti, kui me mõtleme, et Tallinna Ülikoolis näiteks tuleb iga aasta 2000 uut tudengit sisse ja kokku on 700 midagi kohta üldse ühikates Tallinna Ülikoolil, et me ei saa jällegi eeldada, et vähem kui pooled neist on ainukesed, kes tulevad Tallinnast väljast või et elavadki üksinda, et neid on kindlasti palju rohkem.
mõne hetke pärast uurime veel ka seda, milliseid elamistingimusi pakub turg juhul, kui tudengid on otsustanud üürikorteri võtta mitme peale. On olemas ilusti mõnusalt eraldi toad ja ka 2 vannituba. Et kellel on suurem korter, kas siis 3- või 4-toaline, vanem inimene on üksi jäänud, siis pakutakse enda korterist ühte tuba. Küsime ka, kas kodu ostmine on pärast ülikooli lõpetamist kallineva turu tingimustes saanud noorte jaoks luhta läinud unistuseks. Ma ei ütleks, et see täna veel täiesti võimatu on. Et kindlasti muidugi on ka see variant, et kui otsida koos elukaaslasega, siin me läheme juba teemast natuke kõrvale.